Mina olen Merit. Mina tegelen siis käesoleva aasta veebruarist Eesti Evangeelse Kiriku projektijuhina raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise ja arendamise projektis. Pikk ja lohise nimi, kuid sisu on väga ilus ja tore. Projekti eesmärgiks on toetada raske ja sügava puudega laste vanemaid, et nemad saaksid siis käia tööl, säilitada töökoht, õppida või lihtsalt puhata. Kuna selliste laste vanematel on suurem hoolduskohustus ja seetõttu on neil raskendatud töökohtade hoidmine või siis ka lihtsalt vaba aja võtmine. Ja projekt pakub siis selleks, et lapsevanematel seda lihtsustada 3 teenust. Tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus ja transporditeenus. Tugiisikuteenuseks on siis see, mida osutatakse päeval ja eesmärgiks on siis toetada ja aidata ja arendada last. Mitte lapsest midagi ära teha, aga olla lapsele täiskasvanuks saatjaks ja aidata teda olukordades, millest laps ise toime ei tule. Lapsehoiuteenus on teenus, mida võib pakkuda ööpäevaringselt ja kooliaasta lastele on see siis mõeldud peamiselt siis väljaspool haridusasutust, õhtuti, nädalavahetusel, koolivaheaegadel, kuid muul ajal teistele lastele, väiksematele, seda saab siis kasutada 24/7, kuniks siis projekti raha jätkub. Ja transporditeenus on siis teenus, mida saab kasutada teenustele sõitmiseks, teenustele tulemiseks. Ja täiesti sobib, kui lapsega sõidab kaasa näiteks ka tugiisik, aga laps peab olema autos. Et see on lapse sõidutamiseks ja samamoodi see peaks lihtsustama lapse vanemaid, et kui üsna sageli on rehabilitatsiooniteenused keset päeva ja laps käib näiteks ühes lasteaias, mis asub ühes kohas ja vanem töötab hoopis 3. kohas ja see teenuse osutaja asub hoopis veel mingisuguses kohas, et see on väga suur logistika ja see mõjutab väga oluliselt lapsevanemate võimet keskenduda tööle või siis üldse saada siis sellist püsivat töökohta. Et selles osas projekti teenused peaksid vanemate toimetulekut ja siis ka sotsiaalset võimekust oluliselt aitama.